tere! Ma olen nüüd autodisainis. Tulin kleepsudele järgi. Viskame kleepsud siia. Mis me võtsime? Teile jagamiseks kleepse erinevaid. Saate kleepida neid postide peale ja ma ei tea kuhu. Ja siis sponsorite kleepsud, uued, vanad, täiendused. Ja ühesõnaga, meil on näiteks tiimibuss on ka siin kleebitud. Nii et kõik logod on ka siit tehtud ja siit pandud. Drifti auto on seal tehtud. Ja ilusaid autosid kleebitakse siin niisama ka üle. Nii et kui teil on huvi, siis link on all descriptionis, sooduskood on nagu ikka, Michael Motorsport, et saate tulla, ma ei tea, teha oma autole full wrap'i või mingi full wrap'i või lihtsalt kleebiseid või mingit särke või pusasi või ma ei tea, selliseid mütse saate ka kindlasti teha, nii et või tahad näiteks oma Mersukesel selle V8 biturbo teha mustaks, sellepärast et nii äge on, siis saad sellega teha. Nii et ma lähen GFS teenustesse, refid vaja ära vahetada ja teha. Nende link on ka all descriptionis, kas ma koha peal räägin natuke täpsemalt, mis, kuidas, mida nad seal kõik teevad ja värki. Aga siit saab kõiki tasse, kruusab, pastakaid, särke, mütse, sokke. No tule ainult ideed peale, kus sa tahad oma, ma ei tea, nime või tüdruku nime või ma ei tea, paned sinna I love boys või I love girls või I love ma ei tea mida. Kõiki asju saab teha. Nii et andke kuuma ja öelge Michael Motorsport. Nii, jõudsin siia 2 barri, paneme, sealt on maha lasta. Jõudsime siia FS-sse ja paneme refid peale. Siin on mehed, aitavad meid nii driftiüritustel tegelikult kui nüüd siis ka driftiüritusi peale, sest et meil oli treenipäev. Et mis te veel peal refi vahetusid ette siin? Erinevad remonditööd. Sõidukitel ja siis ka väikebussidel, sillastend ja kliima, remont, hooldus. Okay. Mootoriremondid, peaaegu kõik jutud siis. Ühesõnaga refi vahetusest kuni põhimõtteliselt autoremondini välja nii-öelda. Aga me paneme siin refid peale, teie minge veebilehele, veebileht on fs.ee. Nii, fs.ee, link on descriptionis ka. Sooduskood on ka seal olemas ja me vaatame refid peale ja juba hommikul stardime Kulbiloos, siis te saate veel neid refe vahetada. Saame veel, ma olen 2 päeva, juba ilusat ilma ja ühesõnaga minge vaadake nende kodulehte, broneerige aeg, kõik mis asjad teha tahate ja näeme kindlasti veel. Nii, tea, mis vahepeal juhtunud on. Müts on teistpidi peas. Tegelikult on õli välja lastud. Mis ma veel tegin? Taga piduri tulede ja juhtmestega tegin korralikult ära, sest ennem ei viitsinud sellega tegeleda, polnud vaja trennideks. Õlid siis, nagu te teate, full sponsored videod on ikka meil tulevad. Aga mis teha? Motorsport on selline. Meil on palju asju, või mis palju asju? Meil on palju toetajaid. Paljud toetajad on nad asju ja üks nendest asjadest on ka õlid. Ehk siis looptech.ee, kes müüb siis brändi Texaco ja autodele spetsialiseeruv Abolin. Et lasen, võtsin filtri ära, lasen filtrist ka veel välja joosta, ennem lasen mootorist. Auto lasen soojaks ennem, et oleks lihtsamalt ja kiiremini see õli välja sealt. Nagu nii vahetame peale igat etappi õli ja
ja nüüd lasen sealt välja, siis panen õli sisse, uue filtri ennem, kui õli sisse panen, alt panin punni kinni. Ja siis tuleb Milwaukee Keymees siia, toob meile lehepuhuri, sellepärast vaatasin, et teised tiimid kasutavad lehepuhureid, et kuulerit jahutada. Küsisime kohe, minge Feebi lehele, feeb.ee, ma eeldan, link siia, jälle sponsord. sponsord, kõik on sponsord. Ja Feebi lehelt saab kõiki Milwaukee tooteid, kirjutage neile Feebile siis sooviavaldus meili teel ja siis saate nende käest asju, Milwaukee tooteid ja seal tegelikult muid tooteid veel. Ja ega midagi, siis on sildade kontroll, bussi pakkimine, auto treila peale, kõik asjad garaaži sisse ja hommikul vara start, nii et ma teen oma asju edasi, nokitsesin, siin tuli oli katki, tegin tuuningut, siin oli natukene katki, tegin tuuningut, panin asja natukene paremini, tegin tuuningut, nii et tuuning. Nii, kulbilohu täies hoos, trennid läbi ja vall hakkab nüüd. Nii et jah, proovisime siin mingeid erinevaid reffe. fsteenused.ee, minge vaadake reffe endale, saate vahetada, osta, müüa. Ja siis lõpuks panime oma selle õige võistlusreffi uuesti alla ja ma ei teagi. Lähen vaatame, mis kvallis saama hakkab. Rada on tavasest keerulisem, aga saab hakkama. Lähme kvallis. No nii, kvallid sõidetud. Ütleme nii, et ei ole selle hooaja kõige paremat kvallit tulnud. Esimeses ringis 66 punkti, teises 48. Et eks näis, kuidas me kuhu jääme seal kvalifikatsioonis ja siis äkki on homme võistluspäev edasi. Võib-olla kukume üldse välja, lähme koju magama üldse. Eks näis. Nii et homme uus päev ja siis teab rohkem, mida ja kus.
täna on juba uus päev, tegelikult oleme sõitnud 2 treeniringi ära. Ja ma ei tea, tunnen hea. Esimeseks vastaseks meil on maestro kaak, ehk siis seadistaja kaak. Teisena tuleb meile vastaseks viinapuu ja sealt siis edasi tuleb kas Kajo või Siim Ruup. Et nad siis sõidavad omavahel ja siis sealt juba edasi mingid top 8 ja 4 ja meid juba kutsutakse, nii et lähme rajale ja vaatame, mis saama hakkab. Kell on juba nii palju. Roller coaster. Kaagiga tandemi siis me võitsime. See oli siis top 32 sõit ja top 16 saime kvalli 3. koha endale vastaseks, kelleks oli Ragar Viinapuu. Ja tugev vastane ja kukkusime sealt välja. Sellepärast, et meil oli eessõidus, jälitus oli okei, aga eessõidust oli väike refi. Ma ei tea, seal on mingi refid on mingisuguse müüri sisse pandud kunagi ammu ja siis tagatus käis sinna vastu. Natuke muutis trajektoori ja nii läkski. Aga mis seal ikka? Seekord nii, 3 võistlust veel. Nii et järgmisel rajal paremini, ma ei oskagi midagi öelda. Lihtsalt oli siuke kehvem võistlus kui muidu see hooaeg. Aga pange ikka like, share, subscribe ja näeme järgmine kord.